Puulaga ei tasu jamada. See on sõnum, mille Poola peaminister Donald Tusk on edastanud, lubades muuta Poola Euroopa suurima ja võimsaima armeega riigiks. See ei ole mõttetu jõudemonstratsioon. Poola ei taha olla lihtsalt niisama kõige tugevam. Arendamisel olev koletu armee ehitatakse üles nii, et see jätaks Venemaa hirmust värisema. Numbrid on pöörased. Projekt on käimas. Poola on juba tugev, kuid ta ehitab end vaikselt üles tõeliseks Euroopa suurvõimuks. Meie armee, meie relvajõud saavad peagi olema Euroopa suurimad, kuulutas Tusk uhkelt, kui ta pidas kõnet 15. augusti Poola sõjaväepäeva paraadil. See paraad oli omamoodi rekordipurustaja. Tusk oli just vaadanud möödumas 300 soomusmasinat ja 2000 sõdurit, kui ta oma sõnavõttuga esines. Ja ta jätkas lisades: me võime juba öelda, et me ehitame jõudu, mis oma moodsuse ja arvukusega määrab piirkonna saatuse ning kogu maailm hindab seda, eriti meie liitlased. Oluline punkt sai öeldud. Poola, saades Euroopa tugevaimaks jõuks, ei tähenda domineerimist ega oma jõu näitamist liitlaste üle. See on Vene lähenemine. Ja Poola tahab olla kõiges muus kui venelik selles, kuidas ta oma sõjaväge juhib. Poola plaan on olla üks kõige võimsamaid osi suuremast tervikust, mis on loodud kahel põhjusel. Esiteks, hirmutada Putinit ja teiseks, kui see ei õnnestu, olla valmis võitlema hammaste ja küüntega, et peatada Vene agressioon. Kui kellelgi on kahtlusi, kas Poola mõtleb Venemaale, kui ta ehitab Euroopa suurimat armeed, siis Tusk hajutab need kahtlused. Ta mainis Venemaad nimepidi, kui rääkis välistest jõududest, kes üritavad Poolat mõjutada, kuigi Venemaa on ilmselge vaenlane, kes hiilib ukse taha. Teate küll, need jõud, need erakonnad, need poliitikud, kes tahavad Poolat ja poolakaid veenda, et meie peamine probleem on Euroopa. Et Ukraina on meie vaenlane, et Euroopa Liit on tarbetu ja Saksamaa on meie suurim vaenlane. Tusk kuulutas seda oma kõnes, enne kui ta kõik need väited kohe ümber lükkas ja suunas Poola süüdistuse Putini poole. Ja kuidagi unustavad nad Venemaa, naabri, ohtliku naabri, kes peab sõda otse meie piiride taga. Ning mõnikord tungib see sõda mõnikord isegi üle meie piiride. Öelda, et Ukraina sõda ulatub Poola piirideni, on tagasihoidlikult öeldud. See pigem plahvatab. Just seda tegi Vene KH-101 tiibrakett. Pärast lennates 90 kilomeetrit Poolasse. Õnneks toimus plahvatus tühjal põllul ja raketi jälitasid hävituslennukid kohe, kui see Poola territooriumile sisenes. Siiski on selgem kui kunagi varem, et Venemaa on Poolale oht. Kremli jätkab eitamist, et rakett oli Vene päritolu. See eitab seotust, kuigi rakett on tuvastatud. Aga see juhtum ainult kinnitab Tuski seisukohta, et Poola sõjaväe muutmine Euroopa suurimaks ei puuduta ainult Poolat. See puudutab kõiki, kes seisavad silmitsi Vene ohuga. Tõelised liidud ja mõistlik välispoliitika, mis hõlmab Balti piirkonda, Poola enda idakilpi, olemasolevaid kaitselepinguid ja eriti Ukrainat, on kõik osa Poola tugevamaks muutmisest, kinnitab Tusk. See on sümbiootiline suhe. Kui Poola jõud kasvab, suureneb ka tema liitlaste tugevus ja vastupidi. Ja see kõik toetab seda põhisõnumit, mille Tusk tõi välja, kui ta Vene ohu vastu sõna võttis. Poola ei taha sõtta minna, kuid ainult tugevad suudavad sõda ära hoida. Või nagu Tusk ütles, ainult need, kes on tugevad, hästi ettevalmistatud, tõeliselt iseseisvad ja suveräänsed, suudavad sõda vältida. Need on kõik suured avaldused mehelt, kellel on isiklik huvi näidata Poolat võimalikult tugevana nii Venemaale kui ka riigi enda liitlastele. Aga Tuski sõnad ei ole tühjad. Siin ei ole mingit hooplemist. Tusk on maailmale öelnud, et Poola ehitab üles koletisarmeed, mis on Venemaa jaoks tõeline õudusunenägu. Kõik numbrid toetavad teda. Alustame Poola maaväest. Nagu Washington Times 20. mai artiklis välja tõi, on Poola riigikaitse aseminister Pavel Zalewski juba märkinud, et Poola juhib maavägede arvukuse ja võimekuse poolest. Meil on Euroopa suurim NATO maavägi ja suurimad võimed, ütles Zalewski, lisades. Me võtame õppust Ukrainas saadud kogemustest. See näitab, et sõjas oleva riigi tarneahelad peavad olema väga lühikesed. Seetõttu investeerime ka sellesse võimekusse. Ainuüksi isikkoosseis on Poola jaoks suur tegur. 17. augusti artiklis avaldas Defense Post, et Poola relvajõududes on esimest korda 220 000 tegevteenistuses olevat isikut. Pärast värbamiskampaaniat, mis on alates 2026 aasta algusest, lisanud veel 5000 sõdurit. 156 000 neist sõduritest on Poola armee professionaalid. Veel 40 teenivad riigi territoriaalkaitsejõududes
ja ülejäänud on määratud vastavalt sellele, mida väljaanne nimetab muudeks tegevteenistuse korraldusteks. Ja see on alles Poola isikkoosseisu kasvu algus. Poola eesmärk on 2035 aastaks omada 300 000 tegevteenistuses sõjaväelast, mis tähendab jõudude suuruse kolmekordistamist võrreldes 2014. aasta 99 000 sõduriga. Aastaks 2039 soovib Poola omada 500 000 liikmelist armeed, mis jaguneb 250 000 tegevväelaseks, 50 000 territoriaalkaitsesõduriks ja 200 000 inimest, kes teenivad reservis. Ja valmis, et neid vajadusel välja kutsutaks. Kõige selle ülesehitamiseks on vaja tohutuid investeeringuid ja Poola kulutab selleks raha, nagu varsti teada saate. Kuid suurim Euroopa maismaavägi ei seisne ainult sõdurites, vaid ka varustuses. Poola eesmärk on omada 2030. aastaks rohkem lahingutanke kui Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa ja Ühendkuningriigi ühendatud jõududel kokku. Paljude nende tankide jaoks on juba lepingud sõlmitud, sealhulgas tellimus 250 M1A2 Abramsi tankile USA-st, mis maksis Poolale 2021 aasta juulis $4,7 miljardit. Need ei ole mingid vanad tankid. Need on ühed maailma kõige arenenumad põhilahingutankid ja on tõestanud oma tõusust Venemaa vastu Ukrainas. Poola on ostnud ka renoveeritud tanke, sealhulgas 116 M1A1 Abramsi, $1,4 miljardi suuruse tehinguga 2023 aasta jaanuaris. Kokku asendavad need tankid umbes 240 nõukogude ajast pärit mudelit, mille Poola andis Ukrainale, et aidata võidelda Putini vastu. Lisaks sellele on olemas suur plaan hankida Lõuna-Koreast kuni 1000 K2 Black Panther tanki, alustades esialgse $3,4 miljardi suuruse tellimusega 180 tankile. Ja nii saadakse muljetavaldav tankivägi, mis on loodud vastukaaluks Venemaa eelistatud sõjapidamisviisile. Tulele tulega vastamise lähenemine, mida rakendatakse Venemaa vastu, kes eelistab maismaasõda. Kuid on juba Ukrainas kaotanud peaaegu 12 300 tanki ning kasutab nüüd vanu ja lagunenud nõukogudeaegseid mudeleid. Kui rääkida Venemaale tema enda mängus vastuastumisest, on Poola samuti kogu Euroopast suurtükiväe osas ette rebinud. Venemaa armastab suurtükiväge. Enne kui Venemaa oli sunnitud tunnistama, et droonid on Ukrainas muutunud sama oluliseks, kui nad praegu on, põhines kogu Venemaa lähenemine suurtükiväel. See Vene sõjajumal, nagu Business Insider seda nimetab, on ainus põhjus, miks Venemaa on suutnud Ukrainas nii kaugele edeneda. Tänu oma metoodilisele lähenemisele, millega jõutakse suurtükiväe laskekaugusesse, kindluste pommitamine ja seejärel edasiliikumine, moodustasid kogu riigi strateegia selgroo sõja esimestel aastatel. Poola on näinud Venemaa kalduvust ja mõistnud, et tulele tulega vastamise lähenemine töötab taas. Poola on kulutanud umbes $5 miljardit, et osta Lõuna-Koreast üle 360 K9 haubitsa. Ja see on alles algus Poola püüdlustele hankida nii palju suurtükiväge kui võimalik, et Venemaaga võidelda. Poola ehitab ka omaenda suurtükisüsteemi AHS Krabi, mida toodetakse umbes 50 ühikut aastas, kuid tootmisvõimsust saab suurendada. Aga see kõik on toru suurtükivägi. Poola vajab ka mitmikraketiheitjaid, seega hangib ta ka selliseid süsteeme. 2023 aastal sai Poola kätte 20 USA-s toodetud HIMARS-süsteemi, mis tarniti 5 aasta eest sõlmitud $414 miljoni suuruse lepingu alusel. Jällegi, see on Ukrainas lahingutes järeleproovitud varustus, mille kohta Poola teab, et see on Venemaa vastu tõhus. Veel HIMARS-süsteemi on tulemas. Lausa 486 tükki. Vastavalt raamlepingule, mille väärtus on umbes $10 miljardit ja mille Poola sõlmis USA-ga 2023 aasta septembris. Kui Venemaa sõjapidamisviis hõlmab jõhkraid ja kurnavaid maismaakampaaniaid, siis Poola on selleks valmis. Poola toob lahingusse sõdurid, tankid ja suurtükiväe, mida paljudel tema NATO-liitlastel pole, ja see on alles algus. Numbrid lähevad siit ainult pöörasemaks. Aga enne kui läheme sügavamale, tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui saate kanalilt uusi teadmisi, ärge unustage tellida ja teavitused sisse lülitada, et näha rohkem. Kaitse on Poola jaoks sama oluline kui rünnak ja on 2 valdkonda, kuhu Poola on investeerinud, et tugevdada seda, mis on juba Euroopa suurim maismaavägi. Õhutõrje ja idakilp. Õhutõrje vallas on Poola kogunud Patrioti raketitõrjerakette, mis on just see, mida neil on vaja, et tulla toime Venemaa ballistiliste rakettide ohuga. Juba 2018. aastal lõi Poola Wiesla programmi, mis sisuliselt tähendas 2 Patrioti raketipatarei ja hulga rakettide ostmist. Poola kulutas $4,75 miljardit, et saada see Patrioti varustus. 2 patareid tähendab 4 tuleüksust, 16 laskeseadet ja selle konkreetse tehingu raames 208 PAC-3 Patrioti raketti. Ja see oli alles programmi esimene etapp. Teises etapis kulutab Poola veel $15 miljardit 6 Patrioti patareile, mis tähendab 48 laskeseadet ja veel 4 PAC-3 raketitõrjeraketti. Poola saab teises etapis ka Ghost Eye radari, mis parandab Patrioti tuvastus- ja jälgimisvõimet.
kui sa mõtled, kuidas Poola suutis nii kiiresti reageerida juuli lõpus Poola territooriumile lennanud Vene raketile, siis see radar võibki olla vastuseks. Poola investeerib tugevalt ka kodumaal ja droonidesse, et oma õhutõrjet veelgi tugevdada. Oktoobris 2025 investeeris Poola üle $700 miljonit oma 4 juhtiva õhutõrjetootja tootmisvõimsuse laiendamisse, kes ühiselt ehitavad Naaru õhutõrjesüsteeme ja nendega kaasnevaid radareid. Naaru annab Poolale lühikese ja keskmise ulatusega võimalused lennukite, rakettide ja droonidega tegelemiseks, täiendades pikema tegevusraadiusega Patrioti süsteemi. 2026 aasta jaanuaris kulutas Poola $1,67 miljardit lepingule Norra kaitseettevõttega Kongsberg Röising rannikumissile kaitsesüsteemide jaoks. Jällegi on see juhtum, kus Poola jälgib, mida Venemaa teeb ja reageerib sellele. Seekord ei vasta Poola tulele tulega, vaid näeb, kuidas Venemaa tugineb Ukrainas raketi- ja drooniparvedele ning ehitab selle vastu omaenda kihilist õhutõrjesüsteemi. Siis on veel Poola kaitse teine aspekt, idakilp. See kilp on mõeldud Poola ja Balti riikide piiride kaitsmiseks, mida nad jagavad Valgevene, Venemaa ning Venemaa Kaliningradi enklaaviga. Ja see konkreetne Poola sõjalise ülesehituse aspekt on veel väga pooleli. Poolal on 700 kilomeetrit piiri Venemaa või Venemaa liitlastega, mida tuleb tugevdada. 2026 aasta lõpuks kavatseb Poola umbes 200 kilomeetrit sellest piirist kindlustada lineaarsete kindlustustega. Kolonel Marek Pieterczak Poola relvajõududest nimetab neid piiri tõkestamise infrastruktuuriks ning teede ja raudteeületuskohtade tihenditeks, mis takistavad Vene vägedel neid kasutada. Poola võimud ostavad kiiresti maad, et need piirikaitsed võimalikuks teha. 2025 aastal osteti 38 kinnistut ja 2026 aastal plaanitakse osta veel 150 kinnistut 52 asukohas. Droonivastased kindlustused rajatakse samuti koos aedade ja okastraadiga. Kuulipildujad, kahurid ja segamissüsteemid rakettide ja droonide vastu on kõik mainitud vastavalt The Guardiani 2025 aasta detsembri artiklile. Kui lisada veel punkrid, kaevikud, tankitõkked ja tehisintellektil põhinevad juhtimiskeskused, saadki tohutu piiriprojekti. Eeldatav valmimisaeg on 2028. Poola hinnanguline kogukulu on $2,55 miljardit. Kõiges selles näeme kahte asja. Esiteks ehitab Poola ulatuslikku sõjalist ökosüsteemi, mis ulatub kaugele üle oma piiride. Teiseks paneb Poola oma raha tuski sõnade taha, tehes tohutuid kulutusi. Euroopa suurimat armeed ei saa endale lubada ilma miljardite ja miljardite dollarite investeerimiseta selle armee ülesehitamisse. Ja samuti ei saa seda armeed varustuse ja võimekuse osas järgmisele tasemele viia ilma tugeva kaitseökosüsteemi ülesehitamiseta. Need on ühe mündi kaks külge, mida Poola tahab Putini kurku suruda. Kui rääkida ökosüsteemist, siis oled juba näinud näiteid selle kasvust. Me mainisime oste USA-st ja Lõuna-Koreast, mis näitab, et Poola on valmis vaatama Euroopast kaugemale, et luua tugevaim armee Euroopas. Poola teeb koostööd ka Norraga. Ta ostab sensoreid ja luurevarustust nii Ühendkuningriigist kui ka Iisraelist. On veelgi rohkem, kui me juba maininud oleme. 36 FA-50BL lennukit. Lõuna-Koreast varustatud Phantom Strike radariga ja võimelised tulistama USA-s toodetud AIM-120 AMRAAM rakette. 2025 aastal Rootsi ja Poola vahel allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumiga hakkavad need kaks riiki koos töötama, et saada Poolale A-26 allveelaevad, mida saab kasutada Läänemeres ja mujal. Korduvalt näeme, kuidas Poola loob sidemeid, ostab relvi ja ehitab sõjaväge, mis on mõeldud vastu seisma kõigele, mida Venemaa suudab nende vastu kasutada. Viimase 5 aasta jooksul on Poola olnud NATO suurim relvaimportija. Sellest teatab Notes from Poland. See väide põhineb SIPRI andmetel, mis näitavad, et Poola moodustas aastatel 2021-2025 maailma relvaimpordist 3,6%. Ameerika Ühendriigid olid teisel kohal 2,9%-ga ning Poola ja Suurbritannia, Saksamaa ning Hollandi vahel olid veelgi suuremad erinevused. On riike, mis ei kuulu NATOsse, kuid impordivad rohkem. Ukraina on kogu nimekirjas esikohal, moodustades 9,7% impordist. Kuid Ukraina on ka ainus sõjavägi, mis suudab tegelikult Poolale Euroopa tugevaima tiitli osas konkurentsi pakkuda. Ja kahjuks ei kuulu see, erinevalt Poolast, NATOsse ega Euroopa Liitu. Poola keskendumist oma sõjalise jõu tugevdamisele näitab see, et SIPRI poolt uuritud perioodil ostetud relvaimportide maht on 852% suurem kui eelnenud 5 aasta jooksul. See on relvaimportijate seas 5. suurim kasv nende 2 perioodi võrdluses. Protsentuaalselt edestavad Poolat vaid Saksamaa, Ungari, Belgia ja taas Ukraina relvaimportide mahu suurenemises. Meie mõte on see, et Poola ostab väga palju relvi. Kuid mis veelgi olulisem,
Poola lõimub eri riikide kaitseökosüsteemidega üle maailma. Pol paremat viisi liitlasega kaitsealaste sidemete loomiseks, kui näidata, et usaldad tema relvi nii palju, et oled valmis nende peale miljardeid dollareid kulutama. Raha räägib. Ja see viib meid sujuvalt järgmise valdkonnani, kus Poola edestab ülejäänud Euroopat armee ülesehitamisel. Nimelt tohutu rahasumma, mida Poola oma kaitse peale kulutab. Poola kaitse-eelarve on kiiresti kasvanud vastavalt oma armee laienemisele ja relvaimportide suurenemisele. Aastatel 2020 kuni 2025 on Poola suurendanud oma kaitsekulutusi umbes 13,6 miljardilt dollarilt aastas 45 miljardi dollarini. Poola plaanib 2026 aastal kulutada üle 55 miljardi dollari, mis tähendab kulutuste neljakordistumist alates 2020 aastast. Loomulikult tähendab see ka seda, et Poola kulutab nüüd kaitsele suurema osa oma sisemajanduse koguproduktist ehk SKP-st kui kunagi varem. 2020 aastal kulutas Poola kaitsele 2,3% oma SKP-st. Ja selles mõttes, et see ületas NATO 2% soovitust, kuid polnud midagi erakordset. 2025 aastaks oli see protsent tõusnud 4,3%-ni. SKP-st pärast mitmeaastaseid eelarvetõuse, mida ajendas Ukrainasse sissetungi algus, Poola valmistub samuti tulevasteks kulutusteks. Poola on sõlminud Euroopa Komisjoniga SAFE ehk Euroopa julgeolekurahastuskokkuleppe, mille kohaselt saab ta 50,9 miljardit dollarit laenu oma armee tugevdamiseks. Paljud Poola viimase aja ostud põhinevad selle laenulepingu toel ning Poola sai mai lõpus kätte esimesed 7,65 miljardit dollarit, mis selle kokkuleppe alusel saadakse. Rohkem raha on veel tulemas. See tähendab, et Poola sõjavägi kasvab veelgi. Me mainisime varem, et Poola paneb Tuski sõnade taha ka raha ja just seda me mõtlesimegi. Kõigist Euroopa NATO liikmesriikidest on Poola suurim kulutaja. Ja iga number, statistika ja ost, mida me selles videos mainisime, on selle kulutamise tulemus. Kõiges selles ei näe me ainult sõjalist ülesehitust. See on kultuurimuutus riigis, mis oli kunagi raudse eesriide taga lõksus ega taha enam kunagi sattuda Venemaa kontrolli alla. Ja selle kultuurimuutuse leviku täiuslik näide, mis ulatub sõjaväest kaugemale kogu Poola ühiskonda, on ulatuslik tsiviilkaitseprogramm, mille Poola on käivitanud oma sõjalise ülesehituse kõrval. Juunis teatas France 24, et Poola on käivitanud suured tsiviilkursused, mille eesmärk on õpetada tavainimestele ellujäämisoskusi, mida nad saavad kasutada kriisi ajal. Esimene neist programmidest käivitati 2025 aasta novembris ja sellel kuulutas Poola riigikaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz välja oma lootuse, et 2026 aasta lõpuks on kursuse läbinud 400 000 poolakat. Vanusepiirangud ei ole. Osaleda saavad kõik alates teismelistest kuni eakateni. Ja see programm teenib Poola eesmärki arendada Euroopas suurimat ja tugevaimat armeed teistsugusel viisil. See valmistab poolakaid psühholoogiliselt ette sõjaks, mida Poola loodab, et kunagi ei tule, kuid milleks ollakse valmis, kui see peaks juhtuma. See kajab vastu Donald Tuski kommentaaridele, mida jagasime video alguses. Poola on muutunud Euroopa jõukeskuseks, sest tal on selleks vajadus. Sõda ei saa vältida, kui sa pole piisavalt tugev, et näidata vaenlasele, et oled võimeline võitlema. Just seda Poola siin teebki, kui ta jätkab oma jõu kasvatamist. Koletis on loodud. Praegu on see koletis puuris, kuid Poola hoolitseb selle eest, et Venemaa teaks sellest ning et koletis lastakse valla, kui Venemaa läheb ähvardustest ja õhuruumi rikkumistest üle täiemahuliseks Euroopa sõjaks. Ja on veel üks asi, mida Poola kaalub. Samal ajal, kui ta tugevdab oma õhukaitset, mõned väga tuntud poliitikud on tõstatanud küsimuse, kas neid õhukaitsesüsteeme tuleks kasutada Ukraina kaitsmiseks, hävitades Vene raketid, kui need lendavad Ukraina territooriumile. Vaadake kõiki üksikasju selle kohta, mida Poola valmistub tegema ja mida see kõik tähendaks meie videos. Kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida sõjasaadet ja teavitused sisse lülitada, kui jälgime, kuidas Putini sissetung Ukrainasse on tekitanud lainetuse kogu Euroopas. Aitäh vaatamast!